Aitäh, honorable minister, head sõbrad. Suur tänu, minister, head sõbrad, osalejad. Esmalt sooviksin tänada minister Signe Riisalot nende tarkade sõnade eest. Võrdne ja osalemist julgustav ühiskond peaks olema meie kõigi eesmärk. Võrdne ühiskond tähendab seda, et seal puudub igasugune soopõhine vägivald. Seetõttu on see Põhjamaade ministrite nõukogu prioriteet. Me teeme koostööd oma naaberriikidega, et arendada välja ja rakendada tõhuseid meetodeid ning kõrvaldada igasugune soopõhine vägivald ühiskonnast. Eelmisel aastal Eesti siseminister koos teiste Eesti partneritega algatas projekti, mille nimi oli Uued viisid soopõhise vägivallaga tegelemiseks. Balti ja Skandinaavia lähenemised 2021-2022. Me kaasasime spetsialiste Skandinaaviast ja Balti riikidest ja selle platvormi loomise eesmärgiks oli tõsta teadlikkust soopõhisest vägivallast, suureldada ühiskonna turvalisust ja luua süsteem koduvägivalla ohvritele. Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esindus liitus selle projektiga, samuti meie esindused Lätis ja Leedus. Ja üks Põhjamaade ministrite nõukogu visiooni eesmärke on sotsiaalselt kestlik Põhjamaade regioon. Ühiselt tahame me luua kaasava, võrdse regiooni, kus meil on ühised väärtused, tugev kultuuriline side ja kõrge heaolu. Meie praegune projekt on selle visiooniga kooskõlas ja selle eesmärgiks on saavutada heaolu kõikidel ühiskonna tasanditel ja seda heaolu tugevdada. Ning just seetõttu Põhjamaade ministrite nõukogu seda toetabki. Meie konverents lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt on selle projekti esimene sündmus. Samuti hakkavad meil toimuma erinevad võrgustiku ümarlauad ja kohalikud koolitused spetsialistidele. Samuti hakkame analüüsima soopõhist vägivalda COVID-19 perioodil ja hakkame välja töötama strateegiaid nii Skandinaavias kui Balti riikides. Esimene õiguslik instrument rahvusvahelisel tasandil naistevastase ja soopõhise vägivallaga võitlemiseks on Istanbuli konventsioon. Kui Eesti president Kersti Kaljulaid selle allkirjastas, siis ütles ta, et naistevastane vägivald peab lõppema. Me peame tähelepanu pöörama, me peame tegutsema. Ja mina olen tema sõnumiga täiesti nõus. Ma soovin teile põnevaid arutelusid nii täna kui homme. Aitäh!